Tere siis ka minu poolt. Nagu öeldi, ma olen siis Tallinna Tehnikaülikoolist ja ma räägin natuke sellisest üldimast vaatest. Et võib-olla natuke sissejuhatuseks, et kui mult küsitakse, millega ma ülikoolis tegelen, siis ma tavaliselt vastan, keeruline küsimus minu jaoks, aga ma tavaliselt ütlen, et ma tegelen hooneandmetega. Ehk siis, mis tüüpi andmed meil hoonete kohta on ja missugust väärtust me suudame nende andmete pealt tekitada, mis tegelikult võtab ka väga hästi kokku sellise digiinnovatsiooni olemuse üldiselt. Et natuke üldist tausta, et nagu ikka, et me teame, et meil renoveerimise vajadus kasvab. Jah, meil on siin palju räägitud sellest, et kuidas minimaliseerida meie mõju kliimale, aga ma arvan, et tegelikult me peame hakkama vaikselt mõtlema ka sellele, et kliima juba on mingil määral muutunud ja kui me seni oleme maadelnud siis renoveerimisega just kütte vaatepunktist, siis tegelikult me peame hakkama mõtlema sellele, et kuidas me suudame tagada, et meie hooned ei kuumene üle suviti. Lisaks on, nagu enne välja toodud, üks asi on kliimavajadustest tulenev renoveerimine, aga kui me mõtleme sellele, millal suur osa meie korterelamudest ehitatud on, siis need hooned vananevad ja need vajavad igal juhul remonti. Et kuidas me tagame see, et kui me lähme remontima, et me kasutame lahendusi, mis tagavad meile siis ka kliimale vastavad lahendused. Ja lisaks muutub siis ka vaikselt ühiskond, et ka seda mainiti enne, et meil on palju inimesi, kes elavad paneelikates 5. korrusel, neil ei ole lifti, nad ei pääse kergelt liikuma. Et kuidas me tagame selle, et meil kõigil on siis elamisväärne elu nendes vananevates hoonetes. Ja millele see kõik viib, et see tegelikult, ma olen kasutanud slaidil sõna võimalus innovatsiooniks, aga ma ütleks, et tegelikult on meil lausa kohustus innoveerida. Mis siis innovatsioon renoveerimises üldiselt siiamaani tähendanud on? Et ma vaatasin siis ülikoolist, nagu ma tulen, vaatasin siis teaduskirjandust aastate kaupa, et mida meil siis avaldatud on ja üldine see põhilaine on siiski olnud tehnilistel lahendustel. Et alates sellest, kui me renoveerisime niimoodi, et me soovistasime otsaseinad kuni selleni, et me saime aru, et ventilatsioon tegelikult on vajalik ka kuni praegu siis põhitrend, eks ole, teha selline renoveerimine. Et see laine ei ole kuhugi ära maandumas, ta endiselt käib, aga tal on lihtsalt kõrvale tekkinud see lisalaine, mis tegelikult ongi siis digilahendused. Et kuidas me saame arenevat tehnoloogiat ära kasutada selleks, et luua innovatsiooni renoveerimises. Ja ma ütleks, et digilahendused on sellised 2 suurt suunda. Üks osa on siis ressursside juhtimine, ehk siis meil renoveerimisvajadus suureneb, kuidas me juhime neid ressursse. Ja ressurssidest ma ei räägi ainult rahast, ma ei räägi ainult toestustest, ma räägin tegelikult ka selleks, et meil on vaja neid inimesi, kes renoveeriksid, teha sellise konsultante, kes oleksid korteriühistute kõrval selles renoveerimisprotsessis, et tegelikult kõik need ressursid on limiteeritud ja kuidas me suuname seda mahtu. Ja kõige lihtsam on loomulikult planeerida tõhusam suunamine ja parandada siis efektiivsust. Et ma ütleks, et see on üks suur osa sellest digilahenduse potentsiaalist. Ja loomulikult teine osa on siis teadlikkuse tõstmine. Ehk siis tegelikult meil on tohutult informatsiooni tekkinud aastate kaupa, et kuidas renoveerida hästi, aga kõik see info on killustatud erinevate andmeallikate osas. Ja fakt on see, et kui sa ei tea, mida täpselt otsida, kui sa ei tea täpselt, kuhu otsima minna, siis seda infot on tegelikult väga keeruline üles leida. Ehk siis digilahendused aitaksid meil luua selgust, tõstatada ettepoole head lahendused ja neid kinnistada. Et me kõik teame, et Eestis on natuke see komme, et mul naaber rääkis, et tal sõber tuttav tegi sellise lahenduse ja sellepärast renoveerimine ei tasu ära. Et digitaliseerimine tegelikult võiks aidata seda infot viia siis lähemale sellele korteri omanikule ja viia seda sellisesse keelde, et meil teadlastena on küll raportid ja mingid artiklid, aga kuidas see viia siis päriselt elanikele arusaadavas keeles. Ja ma siis tooks sellise näite, mida me siis arendame vaikselt Tehnikaülikoolis, mis on siis renoveerimispass. Et see on selline hea, ma ütleks, et peaaegu, et vihmavarju termin selliste erinevate digilahenduste kohta, mis kõik need asjad ühte kohta koondab. Et mis on renoveerimispass?
Renoveerimispass on tegelikult juba tükk aega Euroopas eksisteerinud, aga nüüd eelmine aasta see lõpuks ametlikult joone alla, mis ta siis päriselt olla võiks. Ja teda kirjeldatakse kui dokumenti, mis kirjeldab samm-sammult, kuidas hoonet renoveerida. Ja kui see kõlab natuke tuttavalt, siis tegelikult see on natuke nagu energiamärgiste suuniste edasiarendus. Kes on tuttav kaalutud energiamärgisega, siis seal lõpus on selline loetelu asjadest, mida võiks hoonega teha. Aga ta on selline võrdlemisi üldine ja teda ei saa päris selliseks samm-sammult, et sa ei saa sellest täpselt ülevaadet, mis sa täpselt enda hoonega siis mis järjekorras tegema pead. Et renoveerimispasside näiteid vaikselt on ka tekkinud mujalt maailmast, et me kindlasti peame natuke neist õppust võtma, vaatama, et päris jalgratast leiutada ei ole ka mõtet. Aga kui me vaatame neid seni tehtud lahendusi, siis need üldiselt on selline, et sul on ekspert, kes läheb kohale, täidab mingi dokumendi ära, annab sulle selle kas PDF-vormis või siis heal juhul ta ikkagi laeb selle kuhugi üles. Et sellised need tavalahendused on, aga sellisel eksperdi kesksel lahendusel on paar probleemi, mis ma mõned siia ka ette tooks. Eks esiteks on suur küsimus, kes neist teostama hakkab. Ehk siis selleks on vaja neid eksperte, neid on vaja koolitada, neid on vaja töös hoida, mis viib meid küsimusi, et kui palju see maksma hakkab, et renoveerimises suur küsimus on alati raha, kust tuleb raha, kust me võtame selle raha, et kui palju siis selline asi sellele elanikule päriselt maksma hakkab ja juhul, kui ta peab selle eest midagi maksma, siis mis käega katsutavat kasu see annab. Et ei ole mõtet arendada midagi, millest see elanik päriselt mitte mingit kasu ei saa, et seda lihtsalt arenduse mõttel ei ole, sellel lihtsalt ei ole jumet. Eks me oleme üritanud sellist kontseptsiooni kaardistada. Ja kui ma enne rääkisin, et mis on see tavaliselt digitaliseerimise innovatsiooni pooled renoveerimises, siis ma ütleks, et see renoveerimispass toob need kaks päris hästi kokku. Et ühelt poolt ressursside juhtimine, ma kogun informatsiooni hoone kohta, ma üritan võimalikult seda ekspertisisendit võib-olla vähendada ja teiselt poolt ta lubab ka seda parimat teadmist siis viia nendeni, kes päriselt renoveerimispassi tellivad. Ehk siis me oleme selle jaganud selliseks 8 etapiks. Esimene etapp on see digitaalne osa, mis on selline esialgne hinnang hoone energiatõhususele, PV potentsiaalile, mingi mahu indikatsioon, lahenduse tehniline teostatavus, esmane variantide hinnang ja võrdlus ja see kõik toimuks siis avalike andmete põhjal. Ja enamuseks selleks meil esialgne võimekus on ka olemas, kuidas me seda täpselt teema tuleb hiljem ka natuke juttu. Ja lisaks on siis see teine pool, sest paratamatus, nagu siin on korduvalt juttu tulnud, et iga hoone on erinev. Et nad võivad olla vennad, aga nad päris kaksikud üldiselt ikkagi ei ole nüüd ka tüüpprojektide järgi ehitatud hooned. Ehk siis mingi täpsustus peab seal olema, sest peidetud vigu võib alati hoone kohta välja tuua. Aga me ülikoolis keskendume eelkõige sellele digitaalsele osale. Eks nagu ma ütlesin, kuidas luua andmete pealt mingit päris väärtust. Ja me panime endale sellised paar eesmärki, et teha kiireid hinnanguid tehniliste lahendatuse teostutuse kohta, sest et fakt on see, et lahendusi, mille vahelt valida on palju, et kuidas me saame kohe võimalikult varakult tõmmata joone peale nendele, mis tegelikult hoonele üldse ei sobi või millel lihtsalt ei ole väga kasumit. Lisaks eksperdi osa minimaliseerimine, et ekspert ei peaks tegelema selle andmete kogumise osaga, et kuidas me anname talle kätte juba selle infomudeli, et ta ei peaks päris nullist alustama. Ja liha vahend omanikule nii hoone kui enda piirkonna kohta info saamiseks. Ja tõepoolest renoveerimispassi iseenesest on üksik hoone kohta, aga me otsustasime, et me lähme seda teed, et see oleks skaleeritav, ehk siis seda oleks võimalik piirkonnale korraga teostada, sest tõepoolest hooned üldiselt meil ei ole põllul. Ja siit ma jõuaksin siis selleni natuke tehnilisema osani, ma üritan mitte liiga detailidesse minna, aga tegelikult igasuguse digiinnovatsiooni alus on andmed. Ehk siis meil ei ole võimalik midagi digitaalselt arendada ilma, et meil oleks andmeid, mida me kasutame. Ja kui me räägime siis renoveerimisest, siis on meil põhihoone andmed on siis geomeetria, see läheb sisse siis nii energiatõhususe arvutustesse kui ka näiteks mahuarvutustesse, kui palju on meil aknaid, kui palju on meil seinapindala ja nii edasi. Siis on tehnilised andmed, me räägime näiteks soojusläbivustest, kui palju me läbi mingite tarindite siis meil soojust läheb, et ja lõpuks siis ka keskkonnamudel, sest jällegi meil on hoone ümber, on teised hooned, meil on haljastatus, mis tuleb eriti mängu, kui me nüüd räägime ülekuumenemisest, sest seal need kõrvalolevad puud ja kõrvalolevad varjastavad teised hooned on meile suureks kasuks.
Ehk siis tegelikult midagi, mul on tunne, et me vahel Eestis unustame ära, et tegelikult meil on tohutu potentsiaal avaandmeid kasutada. Et ehitusregistris, Maa-ametis, meil on tegelikult tohutult palju andmeid, meil on hoonete geomeetriat, meil on üldandmeid, konstruktsioonid, tehnilised näitajad ja nii edasi. Ja meil on tegelikult, lisaks sellele, et meil on need andmed olemas päriselt kuskil andmebaasis, me saame neid ka väga edukalt pärida, meil on, need andmed on masinloetaval versioonil ja me saame need andmeid automaatselt iga kell pärida, mis lubab meil siis teha siis automaatseid töövooge. Ja see nii-öelda, mis me praegu siin arendanud oleme, ta on nii-öelda kahes suures osas. Esimene suur osa on, mida ma nimetaks andmetöövoogudes, ehk siis me üritame põhimõtteliselt kokku panna sellist infomudelit. Et meil on seal, ja siin on jälle see Soft Academy piirkond näiteks toodud, aga meil on siis need hooned ise, millest me huvitatud oleme, ja ka meil on lisaks vist ka veel keskkond. Nüüd on küsimus, kuidas selline infomudel üldse kokku panna. Kui ma ütlesin, meil on ehitusregistriallikaks, Maa-ameti kaardid ja lisaks on siis tüpoloogia hoonevaramu. Et mis on tüpoloogia? Fakt on see, et ehitusregister ei loodud kunagi mõttega, et mina tulen aastal 2025 ja hakkan selle põhjal otseselt energiatõususarvutusi tegema. Ehk siis meil on mingid andmed, mida meil on vaja kuskilt majalt kätte saada ja siin tuleb nii-öelda mängutüpoloogia, mis me ülikoolis oleme kasutusele võtnud. Ehk siis, kui me hindame, et sellel hoonel on ehitatud sellisel aastal, tal on nii mitu korrust, tal on selline välisseine liik, siis me ütleme, et tema välisseina soojusläbivus on näiteks selline. Et see on see, kuidas tüpoloogia toimub. Ja siiamaani me seda kasutanud oleme, aga ta annab sellise võrdlemisi üldise pildi, et nagu näete, siis meil on ainult 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ühesõnaga neid tüüpe on vähe, eks ole. Fakt on see, et meil on ka hooneid, mis on natuke teistsugused. Ja nüüd me oleme sellepärast arendamas sellist asja nagu hoonevaramu, eks me üritame digitaliseerida just hoonete tüüpprojekte ja panna neid endale sellisesse vormi, et me saaksime neid energiatõhususe jaoks kasutada. Ehk siis üks digivõimalus, kuidas me tuvastame ära, mis tüüpi mingi hoonega kuulub ja kuidas me selle info päriselt ka kätte saame, et neid arvutusi teha. Ja loomulikult see ei ole lihtsalt see, et ma pärin mingid andmed ja nüüd on infomudel valmis, et loomulikult see tuleb tegeleda selle andmete kokkupanekuga. Aga üks suur aga on siis andmete kvaliteet. Ehk siis selleks, et saada häid tulemusi, meil on vaja häid andmeid. Ja paraku, kes on ehitusregistriga paremini kursis, teab, et meil tegelikult on probleeme kohati andmekvaliteediga. Ja ma tõin see joonise, mida mul alati meeldib näidata, on see, et tegelikult kõige alus on sisendandmed. Ehk siis, kuidas meil protsess toimub, on see, et me sisendandmete pealt määrame seinatüübi, sellest määrame siis hoonetüübi, millest me siis paneme lõpuks kokku infomudeli. Aga kui need sisendandmed on valed, siis tegelikult terve see torn kukub kokku. Aga probleem on see, et torni puhul me näeme, et asi kukkus kokku väga tore, aga sellise digilahenduste poolt, kui me just otsest errorit ei saa, siis me jäämegi uskuma seda, et me saame mingi tulemuse, su tulemus on õige, aga me tegelikult sinna sisse niimoodi ei näe. Et ma tõin siia paar näidet ka, eks ole, et meil on hoone, millel on lihtsalt välisseine liik, see on pandud muu, no mida sa saad selle pealt teada, mitte midagi. Või siis teine valik, kus meil on lihtsalt kõik erinevad variandid ära valitud. Et kui mina vaatan hoonet, siis ma tõenäoliselt tuvastan ära, et tal on tellis seinad väga lihtne, aga kui sa annad masinale sellise asja, siis enamasti tal on 2 võimalust, kas ta annab sulle errori, sest et ta eeldab 1 sisendit, aga saab 4 sisendit, või siis teine võimalus, ta võtab näiteks kõige esimese sellest, et määrab, et lihtsalt ongi betoon ja kõik. Et sellepärast üks suur etapp, millega me oleme siis tegelenud, on siis andmete valideerimine. Ja see läheb liiga tehniliseks, kui ma väga siia sisse lähen, aga mis me siis teeme, me oleme katsetanud 2 erinevat varianti, üks on siis ekspertotsustuspuu, ehk siis me võtsime enda parimad teadmised, panime nad selliseks otsustuspuu vormi ja vastavalt sellele siis üritasime teiste andmete pealt tuletada, kas mingi kindlad andmed on õiged või nad ei ole õiged. Ja sellega me tegelikult suutsime täpsust parandada siis 35% võrra. Aga loomulikult tänapäeval enamasti me ei räägi sellistest eksperdi loodavatest asjadest, enamasti me räägime siiski masinõppest. Aga meile üllatuseks masinõppe tegelikult ei ületanud väga seda eksperdi hinnangut, et tegelikult nad jäid selline üsna samale tasemele, et nendest parim oli siis 34% tõusmist. Selles suhtes antud andmete pealt ekspert arvamus siiski jäi peale. Ja siis tegelikult üks järgmine suur probleem on see, et meil ei ole jällegi kõiki andmeid. Et nagu ma ütlesin, siis osad puuduolevad andmed tulevad tüpoloogiast, see on väga tore, sellised üldiseid andmeid saab,
Aga geomeetria on üks suur koht, et kui me vaatame sinna paremasse nurka, siis tegelikult need on need andmed, mida meil vaja oleks, eks ole. Kui me vaatame, siis all on siis erinevad tasemed digigeomeetriast, mis on standardiseeritud erinevate tasemetega, et need vastavad nagu sellele lood 3-le, päris mitte lood 4-le, sest meil sisu ei ole hoones. Aga tegelikult, mis me kätte saame, on see lood 2. Et see on küsimus, et kus me saame eelkõige aknad, ülejäänud asjad on olemas, aknad on puudu. Sest eriti, kui me oleme ära renoveerinud hoone, siis aknad on tegelikult suur soojuskadude koht. Ehk siis me ei saa hinnata energiatõhusust ilma, et me teaksime vähemalt mingit indikatsiooni akende kohta. Ja see on tegelikult meie jaoks kõige põnevam osa, kuidas luua nii-öelda mitte milleski midagi. Ehk siis me nimetame seda andmete rikastamise osaks. Üks suur osa on selle hoone enda andmete rikastamine. Meie protsess, mille me oleme siis loonud, on selline hoone ülesehitamine. Ehk siis me tuvastame jällegi puhtalt tavaandmete põhjal. Palju meil hoones on trepikodasi, me teame, kui kõrged nad on. Me leiame siis kas hoone seeria parimal juhul, kui see ei ole võimalik, siis hoone arhetüübi, mille põhjal me saame siis natuke üldisemad andmed, ja siis me võtame seal lood 2 ja sobitame seda sellise tüüpilise hooneplaaniga. Eks tegelikult me ehitame hoone sisse sellise detailse mudeli. Ja see kõik osade hoonete puhul juba on täitsa võimalik automatiseeritult teha, paraku mitte kõigi peal. Ja siis me saame sellise nii-öelda juba korralikku infot sisaldava hoone mudeli. Aga lisaks on siis see keskkonna osa, ehk siis ümbritsevad hooned me saame väga lihtsalt, täpselt samamoodi nagu me saame hoone enda, tulevad ümbritsevad hooned ja haljastuse, mis hetkel saame Maa-ameti punktipilvedest. Ja siis, mis me lisaks oleme veel endale lisanud, on siis igasugused piirangud, millest me oleme nii-öelda erinevatest andmeallikatest kokku kuvaanud, ehk siis tehnosüsteemid, muinsuskaitsealad, miljööväärtuslikud alad, kui väärtuslikud hooned, mis väärtusklassi mingid hooned kuuluvad, sest ka see võib hakata piirama seda, mis renoveerimislahendusi me mingil hoonel päriselt kasutada saame. Ja siis lisaks ka tehnovõrgud. Eks näiteks me saame analüüsida, kui kaugel on lähim keskküttetrass. Ja siis teine etapp pärast andmete kogumist on siis analüütika osa, ehk mis analüüse me saame nüüd nende hoone andmete pealt teha. Üks suur asi, millega me siiamaani põhirõhku oleme pannud, on siis hoonete energiatõhusus, ehk siis nende kõikide andmete pealt me suudame tegelikult juba energiatõhususarvutusi teha. Küsimus ongi siis, mis see nii-öelda tulemuse kvaliteet on enne renoveerimist ja siis pärast renoveerimist, et saada siis see nii-öelda ennustatavat säästu. Lisaks hoone rakenduvate piirangute kokkuvõte, tükk aega meil ei olnud sellist ühtset head kohta, kus hoone piiranguid üles leida. Nüüd muidugi lähiajal on CHR-id ka tekkinud, et nüüd näeb neid ka sealt. Lisaks PV-potentsiaal me siis mängisime erinevaid stsenaariumeid läbi, mõeldes selle peale, et kui palju meil mõjutavad varjud, näiteks osadel katustel lihtsalt ei ole seda katusepinda, kuhu päiksepaneele paigaldada. Muidugi natuke erinevus tekib siis traditsiooniliste päiksepaneelide ja sellise integreeritud süsteemide vahel, aga me üritasime nii-öelda välistada katusepindu, kuhu siis tegelikult paneele paigaldada võimalik ei oleks erinevatel põhjustel. Potentsiaal kaugkütteühenduseks, igasugused riskifaktorid, näiteks üleujutus, müra ja nii edasi. Ja lõpuks ka potentsiaalselt siis piirkonna hinnang. Ehk siis ideaalis tahaks suuta hinnata näiteks, kui palju renoveeritud hooneid juba on seal. Ma arvan, et see on ka väga hea koht, kui me räägime piirkonnapõhist renoveerimisest, siis digitaalselt oleks väga hea tuvastada üle Eesti, et millised need hooned on, mida me võiksime siis päriselt ühiselt renoveerida. Aga siis kokkuvõtteks, mis on põhiteadmised võiks kaasa võtta, mida ma alati üritan rääkida, on minu lemmik teema on loomulikult andmed. Ma üritan alati rõhutada, et andmed on kõik digilahenduste alus. Ja ma nüüd soovitan, et kes siin ei ole kursis, me kõik elame kuskil, millel on kindlasti ehitusregistris sisend olemas. Soovitan minge vaadake, mis teie hoone kohta teada on. Või kas üldse on midagi teie hoone kohta teada, sest on selliseid hooneid, millel on lihtsalt igal pool muu. Eks iseenesest selle hoone kohta midagi ära tuvastada praktiliselt võimatu. Siis digilahendustega me tegelikult saame neid kasutada, et suunata ressursse ja eelkõige ma ütleks tõsta teadlikkust, et just selle teadlikkuse tõstmise on see, millega Buildest projekt on hästi palju tegelenud, et luua neid ressursse.
see tegelikult kõik annab võimaluse eksperti koormust vähendada, jah, renoveerimispassi mõistes, aga tegelikult igasuguste ekspertide, et selle kõikide nende andmestiku kokkupanemine, ma ütleks, on juba tegelikult esimene suur väärtus. Ja lisaks annab võimaluse luua skaleeritud renoveerimisstrateegiaid. Ehk siis, nagu ma ütlesin, ta toimib ühe hoone peal, aga ta suurim kasu on võib-olla see, kui me hakkame vaatlema terveid naabruskondi korraga ja laseme neid läbi. Ja ideaalis võiks siis renoveerimispass olla selline sild tehnilise info ja otsustaja vahel. Ja lõpuks põhi ongi see, et me peame suutma kõik need erinevad andmeallikad siis kokku tuua. Aga aitäh, see on minu poolt kõik. Lootsin.